Tere, hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis ja valmistan huvitavat ja maitsvat toitu. Hea köögisõber, täna ma tahan teha lihtsalt saia ja selline retsept on Eesti rahvatoitude raamatust 1981 väljaandes. Ja ma panin siia lauale valmis pool liitrit piima, pärmi panin 25 grammi, soola 1 teelusigatäis, kardemooni ma panin pool teelusigatäit, võid ma panin 70 grammi, selle ma sulatan üles, peab sula või olema ja muidugi jahu on kuni 900 grammi. Ma panin kahes jaos 450 ja 450, sest ma kõike korraga jahu sisse ei pane vastavalt vajadusele. Piima ma võtsin külmikust, ma natukene soojendan teda, et ta oleks leige. Ja siis leigele piimale ma lisan selle vedeldatud pärmi, millega ma pärmihõõrun laiali teelusigatäit suhkrut. Ja siis lisan selle pärmi sinna leigele piimale. Ja siis lisan vähemalt pool jahukogust. Ja siis ma segan selliseks parajaks tainaks ja panen siis katan rätikuga ja panen ta soojasse kerkima. Ja siis pärast kerkinud tainale panen juurde siis soola, kardemoni ja sulatatud või. Ja siis sötkun ta tainaks, lasen uuesti kerkida 1–2 tundi. Ja siis, kui ta on juba kerkinud, ma võin teda ka alla vajutada korraks ja uuesti kergitada. Ja siis vormin pätsi või siis panen ta ilmselt vormi sellist plekki, selle nagu keeksi vormi või leiva vormi suuremasse ja peaks saama 2 pätsi. Siis määrin pealt, lasen tal kerkida, siis määrin pealt munaga või piimaga, vaatan, mis mul käepärast on siin. Ja siis lasen küpsetada 200 kraadi kuskil, vaatame tunni jooksul peaks valmis saama. Või sulatasin ära. 40 kraadi on siin sellel piimal temperatuuri ja siin ma panen selle teelusigatäis suhkrut ja üritan selle nüüd lahti hõõruda selle pärmi selle suhkruga vedelaks. Ongi täiesti vedel. Ja nüüd ma panen selle segamisnõusse. Selle 40, 37, 38 kraadi on sellel piimal. Selle ma kallan siia segamisnõusse ja muidugi lisan selle pärmi siia. Midagi ei tohi nagu kaduma minna. Ja nüüd ma hakkan lisama talle siia jahu. Ja muidugi õhustatud jahu. Siia lisan siis nüüd vähäval õhustatud jahu. Seda võib segada ka siin. Sellega nii. Nüüd ma katan ta rätikuga ja soojasse kohta. Talvel on see asi lihtsam, radiaatorid ja pliidi peale, aga suvel, nagu praegust Eestimaa suvi, väljas on 17 kraadi ja toas on natuke rohkem, aga seda on vähe kõike. Näete, ma panin siia sooja veevanni sisse ta uluma. Nüüd ma katan ta rätikuga ja siis muidugi ma panen talle veel soojema rätiku peale, et tal oleks kohe tõesti
nüüd on tainas kerkinud siin tund aega, vaatan, mis siin all on. Võtame ühe rätiku ära, siis võtame teise ära. Ja vaatan, mis siin all on. Nii, ta oli korralikult soojas. Oi. Näed, kui palju siin on, isegi rätik on sees. Ma tavaliselt olen pannud kile peale, siis ei saa rätik sellega kokku, taignaga. Aga näed, nüüd on see probleem, et nüüd tuleb rätikut pesta. Ja tavaliselt ma olen pannud toidukile siia ja siis alles rätiku. Aga noh, eks teil ole ka õppetund. Tuleb kindlasti panna kile siia peale, siis alles. No ja nüüd ma võtan selle sooja vee vannist. Võtan selle taigna nüüd välja. Ja ma paneme talle kuivatama alt ära ka, et mul laud mereks ei lähe. Siia ma panen pärast nüüd siis veel uue sooja vee. Nii, ja nüüd ma pean sisse panema siia sulavõi. Ja siis ma segan. Sulavõi oli mul ka siin sooja veevannis. Et ta ei ole ka otseselt külmas olnud ega hangunud ära. Nii, ja siis ma panen soola sisse. Soola panen sisse siia. Ja muidugi selle kardemoni ka. Ja nüüd ma segan ta korralikult läbi. Pärm on ilusti tegutsenud. Nii, ja nüüd ma hakkan panema seda jahu sisse. Ja siis, kui ma enam selle lusikaga ma ei saa enam teda segada, siis ma panen ta laua peale. Aga siis tuleks silmas pidada, et me seda jahu liiga palju ei pane. Muidu see jahu muutub tainas muutub liiga raskeks. No nüüd ta on ilusti segamini. Nii, ja nüüd ma hakkan siit nagu ikka sõelaga õhustama seda jahu. Ja juppide kaupa. Võib hakata varsti juba laua peal segama, sest selline kogus on juba selline küllaltki meeldiv kogus. Laua ma kuivatan ära sellest veest enne, mis mul läks. Nii, ma esialgu panegi jahu. Ja nüüd ma keeran ta siia laua peale. Kauss jääb natuke jahuseks, see ongi hea. Me pärast paneme ta siia tagasi. Nii. Ta jahuga koos ongi hea. Nüüd ma hakkan teda siis käsitsi möllama. Niimoodi. Ja kui ikka see asi käib. Praegust ta hakkab need käte külge. Aga ma pean nii kaua teda möllama, et ta käte külge enam ei hakka. Ja kui vaja, paneme jahu juurde, aga esialgu ei kiirusta. Sest me peame teda 5 minutit julged, isegi vaatad 10 minutit, mida selline koostis paistab juba enam-vähem hea olema. Seepärast, et raskeks ei tohi ajada, mida me vedelem on, seda kohevam meil sai saab. Aga kui me teeme ta kohe raskeks, siis on ta tõesti raske sai. Nüüd hakkab laua külge. Aga me peame teda nii kaua möllima, kui ta laua külge enam ei hakka ja käte küljest tuleb ka lahti. Ma panin natukene jahu, natukene. Ja nüüd näed, ta ei hakka enam käte külg üldse. Ja nüüd ma pean mõtsima selle nii kaua, kui ta on ühtlane. Selle abivahendiga me saame siin
aga see sõtkuma peab ikkagi. Ja kui nüüd tundub, et natuke paks on, me võime panna törtsukene vett või piima või peaasi, et ta oleks meil pehme, selline õhuline, et ta raske ei oleks see täinas. No näete, nüüd on mul kuskil 8-9 minutit on ta mul niimoodi haigetele tehtud. Ja nüüd, kui me tõmbame sellest ainast, näete, ta rebeneb. Aga nüüd, kui ta seisab veel tunnikene, 2, siis ta hakkab venima, siis ta enam ei rebene. Jahune kaus ja ma panen ta selle kalaboki kakukese siia kaussi sisse. Nii. Ja võib natukene ka jahu peale siputada, võib. See ka halba ei tee, et ta nagu vähem kuivab. Nii, ja nüüd ma lähen mul sooja vanni, aga ma panen siia uue sooja vee. See ei ole enam soe. Ja suputan, panen see ujuma jälle rätikud peale ja nii sooja vee ma tõin siia. Nüüd ma nagu enne ütlesin, et panen siia üle peale, et see rätik mul enam ei lähe ainaga kokku. Nüüd on see rätik mul nüüd ära liigutada. Siin on soe vesi ja panen see ujuma soojesse vette. Ja kui ta nüüd kerkib vastu seda kilet, siis vähemalt ta määri mul rätikud ära. Kuna see rätik on nüüd määritud, ma ei tea, mis ma taga teen. Aga pesusse läheb ta nagu nii. Ma panen ta siitpoolt ikka peale. Nii. Las ta olla. Ja nüüd ma panen veel selle rätikuid peale. Ega halba ei tee, kui ta on soojas keskkonnas, et ta vahepeal ei jahtu maha. Sest suvel seda sooja raajahju võib panna muidugi ja 30 kraadi. Aga ma usun, et sellega saab ka hakkama, kui ta siin soojale vannis on. Ja las ta siin naudib ennast soojas. Ja kohtume siis tunni aja pärast vaatame, mis siis juhtub. Nüüd on 40 minutit möödas ja vaata, mis ta siin teki all teeb nüüd siis. Mitu tekki on peal. No, ja vaat mis pall. Vaat mis pall, see oli eelmine tainas, ma ei viitsinud ära pesta. Aga näete, kile ei lastud ta nüüd. Kilest oli kasu nii palju, et ta enam ei lastud ära määrida. Näed, kui ilus pall on. Ja nüüd ma surun ta natukene alla. Ja lasen ta veel korra. Näete, surusin alla. Ja lasen ta veel kerkida natukene. Nüüd panen jälle kile selle peale. Ja siis võib jälle natukene kerkida. Vesi on soe, ta ei saanud maha jahtuda. Nii, ja jälle panem selle musta rätiku seni, kui ta veel pärast läheb pesusse juba. Nii, ja ma kattan uuesti kinni mitme rätikuga. Siis saab õhtul perele sooja, hea saia. Tähtis on see, et usk on ja hea soov, tahe ja küll ta siis tuleb ka. Nii, nüüd saab juba pool tundi ka juba kerkinud sellega. Nüüd ma valmistan ette vormi, või õigemini 2 vormi, võtan natuke võid. Põhja on pandud mul küpsustuspaber, aga nüüd ma üritan natukene servasi määrida võitükiga. Ja nüüd ma vaatan, mis siis all siin on. Mis meil siin veevannil on. No. Tekikesed pealt. No. Ja näed, kui ilusti ta on. Kui ilusti ta meil on. No, näete. Kile on näed suur abiline. Ilma kileta näed ikka ei saa. Nüüd ma võtan siit veest välja ta. Ja siis üritan ta panna siia lapi
napi peale, et siis ta ei tee mul lauda nimelijaks. Ja veevann oli tore, et ta aitas mul sooja keskkonda luua. Nii, üleliigne vesi ära siit kausi küljest. Ja eks ma panen nüüd natukene jahu lauale. Ja üritan selle nüüd, käsi on ka koos jahuga kergelt. Ja üritan ta siit kätte saada. No. Aina see on siuke meeldiv soe. Ja nüüd ma tahan teda natuke siin jahu sees natukene möllida. Näed, nüüd ta ainas need venib, näed, ta nii lihtsalt ei rebene. Enne ta rebenes kohe. Siin on. Juba on paigas. Nii. Ja nüüd ma teen ta pooleks. Umbes täpselt. No võt, ja nüüd, kui me tahame teha sellist keerusaia, siis jagame selle 3 ja selle ka 3. Ja siis laotame 3 eraldi nagu riba ja siis hakkame pärast punuma. Aga seekord ma ei viitsi seda teha. Et ma panen selle siia vormi sisse. Nii, see läheb siia vormi sisse. Ja katsun ta siis natukene piklikuks keerata võib-olla. Vorstina, et ta oleks selle laius või pikkus õigemini. Et ta oleks vannis, ma ei saa enam teda nii väga möllata. Nii, eks ta on ka. Ja nüüd ma panen ta siia vanni sisse. Eks ta siin nüüd panen ta kerkima. Ja eks ta nüüd siis ise niivõrd talle meeldib, nii ta kerkib. No, proovin teda niisama venitada ilma rullimata. No, on küll. Ja nüüd ma katan ta rätikuga. Nüüd oleks jälle sooja keskkonda vaja. Ahju ma panin 200 kraadi peal nüüd sooja. Aga mismoodi, üks asi, et ma katan rätikuga kinni. Või siis kilega ka isegi. Et kui ta äkki kerkib ülesse, siis on ta jälle määrib meil rätiku ära. No, paneme ta niimoodi. Niimoodi ja siis katame ta rätikuga kinni. Ja laseme ta üks 15 minutit julgelt rahulikult olla. Nii, siin ma panin siia soojasse need pliiti. Ahi mul soojendab pärast 200 kraadi ja siin on kõik soe. Ja ma panin ta, katsin nüüd kinni selle rätikuga ja ma panin need vormid siis siia nüüd kerkima. Vaadake, mis mul siin toimub. Ja siin nad on saanud ilusti ilusaks kohe. Näed, mis toimub. Ja siit ma üritan nüüd vaikselt selle kile maha võtta. Nii, et mitte rikkuda seda struktuuri ja siin ma üritan nüüd tõmmata selle munaga määrida teda pealt. Muna vee seguga. Ma väga ei julge peale vajutada, sellepärast, et äkki ta läheb alla muidu. Ja siis ma panen ta sinna ahju. Aga siis ma tahan teda panna siia, siputada veel midagi peale.
ega ei julge vajutada. Natuke sellist punast päevitust. Ja siia ma panen peale siis teile seesamiseemneid. Las ühele on seesamiseemned ja teisele panen siis peale mooniseemned. Vaatame, mis siis tuleb. Nii, ja see läheb mu siis ahju. Ahi oli veel täitsa valmis veel. Ja teisele üritan panna siis ilusti kerkinud, aga see kile maha võtmine lõhutab ära seda ilusat kerkimist. Aga ilma kileta ei saa jälle. No, sain ikka ära. Nii, ja siit vaatame, kas meil õnnestub jälle nii määrida, et läheb rikkuda seda kerkimisastet. Tahaks nagu talle päevituspalet anda ta ilusat. Aga võib-olla ta ahjus ka veel kerkib. Nii. Ja siia ma üritan panna mooniseemneid, vaatame siis, kuidas jääb ilusam ja maitsvam. Ikka nii just paremas. Väga tumedaks ka ei taha ajada. Nii natukene, et nad oleksid erinevad. Ja nüüd ma panen ta siis ahju 200 kraadi juurde. Noh, seda tahaks ikka ära panna. Siit pole ju palju. Nii sai kiiremini. Nii sai kiiremini. Nagu öeldakse, et sinna pudelist läinud ega välja tulnud ega tagasi enam ei pane. Nii. Ja nüüd läheb siia ahju. Enne küpsemist on siis mooniga sai. Ja teine on siis seesamiseemnetega. Ja nüüd läheb ahju. Nii, nüüd võtsin rätiku ära ja vaatame, mis sest välja tuleb. Kas me saame saia kätte? Ja ilusti tuleb. Näete, ilusti tuli välja. Teise ka. No, siin on paber all. Altkuras võid natukene veel küpseda, aga üldse ta on olemas. Lasen ta nüüd natuke veel jahtuda. Panen tal rätiku veel peale. 10 minutit las jahtub. Lihtsalt sai on nüüd valmis. Lõikasin lahti. Siin ta mul on. Head isu.